Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. It was a typical Sunday shopping day at the mall for Mara McInerney until this happened. From surveillance video inside Sunglass Hut at Freehold Mall, her purse seems to explode just as she's paying. Turns out it was a battery for her vaporizer that exploded. Tere head sõbrad, mina olen Enjoyer ja see on Oskar ja tervitame teid taas iseseisvumispäeva järgsest Vape Lounge'ist. Loodame, et pühad möödusid kõigile rõõmsad. Tahtsime teieni tuua nüüd viimaste YouTube'i videote valguses natukene teistmoodi video. Tahaks rääkida akudest, et ingliskeelsed videod on akude juttu kõvasti täis, aga pahatihti muutub see jutt üsna keeruliseks. Miks mitte olla ka eestikeelses kontekstis videoakude ohutusest ja turvalisust üleüldises mõttes. Räägime tegelikult päris paljudest asjadest. Loodame, et video väga pikaks ei veni, aga kasulik infot on kindlasti kõigile. Räägime siis usaldusväärsetest firmadest, et tegelikult on olemas ainult paar firmat, kes reaalselt toodavad akusid. On siis Sony, Samsung siin, see on LG ja on ka selline firma, Colisi. Ja, selle kohta ma nii täpselt hetkel ei teagi. See on Muutsi poolt väga ära testitud aku, sama, mis tuleb kaasa selle Geekvape Aegisega. Ja siis on 2700 akud. Samamoodi täpselt kohe kindlalt ei tea, kes neid toodab, aga need on samamoodi Muutsi poolt ära testitud, mõlemad on ühesugused sisult. See on see, mis tuleb Aidsoi toodetega kaasa ja see on see, mis Innokeniga tuleb. See on H-Home, mis siis teeb koostööd LG-ga, ehk siis LG tegelikult toodab neile akusid ja H-Home'i tellimusel siis. Ja põhimõtteliselt H-Home siis mõtleski, et teeks nagu hea toreda aku, mis oleks täpselt nagu veipimise jaoks ohutud, turvalised. Ja siis neil ongi 2 tükki on meil olemas, natukene rohkem, 3 tükki on neil olemas. H-Home Life'id siis on siis sellised, mis on natukene teise keemiaga kui tavalised akud. Tavaliselt need 18650. Neil on lisatud mingid koobaltit ja sükseid asju sisse, mis teeb ta stabiilsemaks ja talub rohkem ampreid. Tahaks ära mainida tegelikult ka FST, kes nemad oma akusid kindlasti ise ei tooda ja mis neil viimasel ajal on palju, mis viimasel ajal tegelikult terve see aeg, kui FST on akude maailmas tegelenud, on neil natukene sellist udu või hägu nende ümber. Kui nad ütlevad, et mingisugune aku neil annab välja 35 amprit, siis tegelikult testi tulemus näitab 20. Teisest küljest ei saa seda öelda nagu kõikide akude kohta, et meil on siin üks jurakas FST aku olemas ja see oli samamoodi Muutsi testitud. Muutsi testis selle ära ja, et see nüüd ei ole nii hull. See on küll peal kirjas 50 ampi, mis on muidugi loogiliselt võetes täiesti võimatu, aga siiski ta on tegelikult hea aku, sest tal on tegelikkuses 32 ampi, mis on väga hea tulemus. Jah, et üldiselt nende nagu akude kohta. Edasi räägiks wrappidest. Wrap on see tore materjal, ma isegi ei tea, ta ei ole päris plastmast. PVC kile, mis on siis kuumas nõldlik. Mis siis tegelikult kaitseb akut igasuguse kontakti eest metallesemetega. Mis on eluliselt oluline, sellepärast, et kui akus sees tekib nagu lühis, siis seda nagu ei päästa enam mingisugune, et lased fire nuppu lahti lihtsalt või mida iganes, et siis käib see litakas ära ja on väga suur tõenäosus saada ka pääseda YouTube'i väga naljaka videoga. Siin on hea näide väga halvast wrapist. Kui su wrap on juba selline, sa peaksid olema üle mõistuse mures oma kassi pärast näiteks. Ja üldiselt on niimoodi, et kui su akuga on nagu nii kehvasti juba läinud või on kas või natukene kahtlus, et aku on saanud nagu kahjustada ja võib-olla ei ole nagu kasutuskõlblik enam, siis tegelikult vähemasti meil Vape Lounge'is kindlasti võib saata meile Facebooki pildi või tulla kohale, vaatame üle ja tegelikult iga normaalne veibipood wrapib ära selliste, nagu vähemalt ka, selliste eraldi nagu soetatavate wrappidega akud, nii et kui ta on saanud viga, siis tegelikult see ei pruugi tähendada veel, et aku on maha kandmisele mõeldud, vaid teda saab uuesti wrappida.
ta on uuesti kaitstud ja tegelikult nagu enne ütlesin, ükski normaalne pood nagu selle eest raha ei küsi, sellepärast see on tegelikult ikkagi meie kõigi veiparite ohutus ja hea käekäigu nimel, et ja noh, mis see maksab, eks ole, see wrap ühele poele nagu mitte midagi tegelikult. Lisaks siis hoiustamise mõttes ka on, kui ei ole kindel, ma ei tea, lähed välja akudega, sul on neid mitu tükki kaasas, siis ei ole niisugust asja, et sa viskad need taskusse koos, ma ei tea, sentide ja võtmetega. On olemas väga palju lahendusi, on niisugused akukantossid, me nimetame neid, on sellised silikoonist ümbrised, siia läheb aku sisse ja ta on kaitstud suhteliselt hästi pealt, alt ja ka ümbert, et siin on ainult üks siis niisugune exposed ala, kus oleks võimalik nagu akule kahju teha, aga sellegipoolest on ta juba turvalisem kui lihtsalt wrapiga. On variant ka sellised, ma ei tea, korgikesed või top cap kantossid, mille saab panna peale. Ta on, ütleme, ajutises mõttes on ta lahendus küll, aga pikemas perspektiivis ikkagi, kui ta läheb sul sellisel kujul taskusse, siis võtmega millega iganes võid selle wrapi siit maha õõruda ja see võib juba olla suhteliselt problemaatiline, et lihtsalt vaja asjade kokkulangevust ja jälle samamoodi võib nagu litaks ära käia. Ja siis viimase variandina on, või noh, tegelikult variant on kõvasti, aga mis meil näiteks lounge'is meeldib väga palju kasutada, on karbid. Siia üldjuhul on nad 2-kohalised, on ka 4- ja 3-kohalisi karpe. On muidugi tasub jälgida, milline karp sul on ja kas ta enam toimib päris hästi, sest et mõnedel karpidel see lukunaga ei hoia ja kui ta sul seljakotis vajuvad need akud välja, jälle võib juhtuda, et you're gonna have a bad time, nagu öeldakse, et tasub ikkagi jälgida, et see karbi klamber ja lukustus oleks ka nagu korras ja kõik oleks nagu turvaline ja hea. Üks kindel asi, mida vaadata veel akude juures, et siin peal on siuke, ma võtan selle pealt ära praegu, on selline valge isolaator, osadel on see musta värvi ja see on siis see kõige tähtsam asi üldse selle aku nii-öelda wrapi juures, et see konkreetne asi siis lahutabki plussi ja miinust. Et tuleb meeles hoida, et terve see aku külg ja alumine osa on kõik miinus, et ei ole nii, et on ainult alumine osa, et terve külg on tegelikult miinus ja piisab sellest, kui need kaksid lähevad kokku ja tuleb juba short ja on väga halvasti. Et neid kindlasti jälgige neid ülemisi isolaatoreid. Ja kui näiteks kodus wrapida saad kusagilt internetist, kus iganes oled tellinud endale wrapid, tavaliselt fööniga tegelikult nad on üldjuhul termokahanevad, vist on see välja on wrapid saad ümber lasta, siis alati tuleb jälgida, on pahatihti, mul juhtum, ma pean hoidma nagu sõrmega törtsusid kinni, et kui ma selle föönitama hakkan pealt, siis võib see seib minema lennata ja seda teinekord ei märka ja see on juba jälle suhteliselt halb asi, et alati tuleb jälgida, et see seib jääb wrapi sisse ja põhimõtteliselt muud pidu ei ole, et iseenesest seal midagi keerulist ei ole, aga noh, veel kord, et enamus normaalsetest poodist tehakse siis ikkagi koha peal ära, ilma et keegi sellest mingit raha küsiks või kulmukortsutaks või midagi. Mis räägiks veel sellest, et kui sul on aparaat, mis kasutab rohkem kui ühte akut, ehk siis 2, 3, 4, 5, siis need akud, mis sa seal kasutad, peavad olema, koos lähevad sinna sisse uued, koos paned nad laadima, koos nad lähevad tühjaks, koos nad lähevad täis, et ei lahutaks neid, sest nad peavad olema ühtlased. Sest nii kui üks aku peaks olema vähem täis või näiteks on rohkem kasutatud, siis teised akud hakkavad tema arvelt nii-öelda siis sööma, et ta sureb ära seal. Ja see võib ka halvasti lõppeda, kui ei ole just kõige targem aparaat. Et seda tuleb kindlasti jälgida, et ei ole nii, et paned 2 erinevat akut sinna sisse ühtemoodi, peavad olema võrdsed akud koos ostetud, näiteks koos kasutatud kogu aeg. Kõik head lapsed tahavad olla samas peres ja ei saa olla nagu seda, et vahepeal paaris akust üks käib ära ühe akuga moodis ja siis tuleb tagasi 2 akuga moodi, see on juba suhtlemisi halb sellele samale akule tegelikult, millal juba vähem nagu, need on rohkem kulumist ja vähem juba jõudu sees, et kindlasti kiirendab see tema suremise protsessi ja ei ole mõistlik teha. Lisaks veel võib-olla akudest, aku eluiga öeldakse on pool aastat. Pool aasta pärast enamus akudega tunned juba niisugust natukene väsimist, suremist. Nad ei kesta lihtsalt enam nii kaua, kui nad vanasti kestsid. Jah, just, et siis on nagu teada, et ei ole mitte aku praak ega mitte midagi, vaid oskad oodata, et umbes poole aasta pärast nad kipuvad vaibuma ja väsima ja tasuks kaaluda uute akude ostmist. Kuigi elu siin on näidanud, et
üldjuhul vahetatakse neid kiiremini välja, sest et küll on saanud vedelikku, küll on räpp või juba ka kest juba nii ribadeks, et ei kannata nagu kasutada, eriti mehaaniliste moodide mehed kindlasti teavad, millest ma räägin, nagu et need kuluvad nagu päris kiirelt läbi. Et kõige olulisem on ikkagi jälgida, et mitte nüüd oodata pikisilmi seda poole aasta täitumist, vaid jälgida ikkagi oma aku seisukorda, näidata teadele inimesele ja nad oskavad öelda, kas piisab ainult räppimisest, võib-olla selle seibi vahetamisest või teinekord tõepoolest on ikkagi mõistlik juba vahetada aku välja. Siis räägiks veel akude erinevustest, et on kindlasti olete näinud, osad akud on 3000 milliampi, osad on 2500 ainult, et milles nende vahe on see ka, et erinevad otstarbed. Parima näited on siin välja nende kahega. Üks on H-Home Life, teine on H-Home Work. H-Home Life on siis mõeldud eluiga, loogiline 3000 mahhi, 3077 tegelikult täpsemalt. Ja ta on siis mõeldud siis, kui sul on reguleeritud aparaat, ehk siis sul on kiib, ekraan, mis iganes ja kus aparaat takistab sind lolluste eest. Ja siis on Workid ehk siis 2500 milliampi. Et need on siis mõeldud mehaaniliste jaoks, kus siis nad kannatavad rohkem selliseid madalamaid koile asju, ehk siis rohkem pinget kannatavad tänu sellele. Aga need eluiga ei ole nii pikk, et mahutavus ei ole nii suur. Et näiteks VTC 4, VTC 5, VTC 5A, need on puhtalt mekkide jaoks mõeldud, mehaaniliste jaoks mõeldud. Et need võib muidugi reguleeritud aparaatides ka kasutada, aga need eluiga lihtsalt ei ole kõige parem. Ja samamoodi pruun LG, roosa Samsung, et kindlasti reguleeritud aparaatides kindlasti mehaanilistest ei kasutaks. Sellest räägime veel ühes teises videos, mis räägib rohkem akudest. Et lisa midagi. Jah, muud ei ole, et eriti tahaks nagu ära tuua selle, et me kindlasti tegelikult teeme ka vähe põhjalikuma video sellest, et mis kindlasti, kes ei ole nagu praegu mehmoodi väga palju kasutanud, nad teavad, on näinud või kokku puutunud nagu igasuguste veidrate väljenditega nagu mingid ampri, toomid, mis suhe, kus käib pauk. Et teeme põhjalikuma video ka seda, et selgitada ära nagu once and for all ka eesti keeles, nagu, et mida need numbrid seal tegelikult tähendavad, mis on ohutu, mis on piiripeane, mis on täielik lollus. Ja teisest küljest jälle, kui on inimesi, kes käivad ka küsimas siin nagu mehaanilise moode, et üldiselt tasub endale ennem mehaanilise moodi ostmist selgeks teha täielikult ohmi seadus ja see akude ja koilide suhe. Et mulle meeldib öelda, et ei ole olemas lolli küsimust, eks. Et alati tuleb küsida julgelt, et oleks kõik nagu turvaline. Et omal käel mängima minna ja mingisuguse tulmekoile siin samas näiteks selle roosa aku peale ehitama minna on see ei ole loll küsimus, see on loll tegu nagu reaalselt ja kindlasti nagu aastavahetusel võib-olla isegi tore olla, kui nagu haiglas käimist nagu pahaks ei pane, aga muul juhul ma ei näe nagu otstarvet sellele mõtet. Aga suured tänud vaatamast, mina olin Joyce ja Naskor, nagu ikka Vape Lounge'ist ja kindlasti vaadake meie teisi videosi, pange meie kanalile subscribe, tulge läbi Vape Lounge'ist, külastage ka Facebooki ja näeme järgmises videos. Tšau, pakaa! Tšau!